Pärased lugu sellest, kuidas kõik algab hästi ja tegelikult ei lõpe nii innukalt. Olin sõbrale, ma olin otsingutel, otsisin sõbrale automaati LPG-d ja selle ma ka leidsin, aga lugu ei lõpe nii hästi. Резину я поставил. То есть на бензине он вообще ровно работает, Вот а здесь он здесь идет. чуть-чуть потряхивает. Да. На трассе он 9 идет, 9-8. Так. Ну, а по городу у него десятка, да, и блин. У него смесь не та идет. Блин, ну классно так работает-то. Да. Härrased, teate, ma vaatan praegu seda pilti, ma vaatan oma ostu ja mõtlen oma peas, et kurat, mis tol hetkel toimus, kui ma selle ostsin. Kas ma olin pimestatud, kas ma olin needusel, kas ma ei saanud aru, mida ma teen. Suuremad, ebausaldusväärsemat autot kui see. Ta on minu käes juba läinud selle nädala jooksul 3 korda katki. Ja iga päevaga, kui ma sõidan, mul on tunne, et tekivad uued vead. Sõbrad, mul on täna Eesti odavaim rahvaauto kõrgklassis. Härrased, Volkswagen Fight. Nobody can save you, fears will embrace you. Crawl from out the bed in the house and chase you. You can try to hide, but they'll find and face you. You can try to fight, but they'll finally maim you. By the end of the night, they will tie and hang you. Tied to the heights where you lie and dangle. Do you believe in the angels? I believe I'm trying to light up my candles. While the paranoia grows like branches of mangroves. I'm squeezing water from stones and eating bare bones. And all the sayings in the... No nii, sõbrad, räägin, miks ma selle ostsin. Ei, ma ei teagi, miks ma selle ostsin. Sellepärast, et kui ma praegu seda autot vaatan, siis ma olen täiesti šokeeritud tegelikult. Nii, miks ma selle ostsin? Sõbrad, hind, automaat, LPG. Need on põhilised kategooriad. Härrased, mis te arvate? Et ma olen ülbe. Et mina ei ole otseselt invaliid, parkisin invaliidi kohale, aga ei, see ei ole kõik niisama, sõbrad, sellepärast, et see auto on invaliid. Ja koos sellega ka kahjuks vist mina, et ma selle ostsin. Räägime auto plussidest. Miks ma ta ostsin? Odav hind, automaat, LPG. Miks ma ei oleks pidanud ostma seda autot? Muidugi siin juhul peaks minu 3 plussi, tähendab, siin miinused peaksid jääma alla plussidele. Aga kahjuks nii ei juhtu. Räägime siis miinustest. Esimene asi kohe, õhkvedrustus ei tööta. Väideltavalt 2 andurit ära vahetada ja siis peaks hakkama õhkvedrustus tööle, aga pead ma sellele ei anna, sest ma ei ole absoluutselt kindel selles, et ainult see päästab. Edasi, kere pealt, kõik siuksed pisidetailid, peegel, värv on maas, siin on putukad mingi orgia korraldanud ja tõenäoliselt on kõik sinna sisse ära surnud, et suunatuli tuleks ära vahetada. Lisaks salong. Salong on ikkagi surnud. Noh, surnud ta ei ole tegelikult. Ma arvan, et korralik keemiline päästaks selle asja, aga see kõik on raha ja see on väga kallis. Sisu hooldada on väga kallis. Nii, armatuuris meil põlevad. Tegelikult põleb ainult 2 tuld, mis on veaga. Üks on check engine ja teine, millegi pärast praegu ei näita, aga siia peab tekkima ka õhkvedrustus. Aha, lõpuks ometi ilmus. Ja on meil ka õlituli, aga see on õliandur. Jah, ma kõike ütlen aga nimega, sellepärast, et tegelikult ta nagu töötab, aga lihtsalt ta ei edesta infot ja selle tõttu auto annab meile vea. Lisaks see piduriketa, see on vahetatud. Too seal peab olema vahetatud. See on vahetatud, too peab ära vahetama. Ja siis kõige selle pärl on siin taga. Panite tähele? Ei, ma panen veel kord. Ikka ei saanud keegi aru. Need, kes on Fighteniga tuttavad, need juba teavad. Sellel autol käib pagasnikuluuk käib siis
salongist lahti. Mina saan teha niimoodi. Arvate, et erimudel, ta huina nii reisk. Eelmine omanik ei öelnud mulle, et siin puudub lukk. Näita, tule lähemal. Siin puudub lukk. Ja ma ei tea, mis juhtus, miks, aga mina seda ei osanud kontrollida. Käisin pagassis, vaatasin siin asju, siin praegu see, mis siin ebakorrapärasus on, või sitane, ütleme otse, et ei ole korras, on sellepärast, et ta läks mul katki. Ta ei avanud üks päev uksi, kõik need plokid pidin lahti võtma. Jumal tänatud, et mul ei olnud lukku siin, sest muidu ma ei saaks üldse autosse. Vahetasin kõik akusid, asja, proovisin nii ja naa, panin krokodillid külge, andsin särtsu asju. Ei midagi. Tuli tellida luku abi ja oli juba plaan viia ta prügimäele. Peale seda, sest selle raha eest ma remontima ei hakka. Aga peale seda, kui ma panin võtme sisse, kõik imekombel hakkas tööle ja töötab siiamaani. See on see, mille pärast tasub osta selline pellik. Plaan selle autoga on selline, et ma isegi ei hakka puhtaks pesema. Müügikuulutus, paar sotti juurde ja mõnusad bensulõhnad läksid. Paar sotti juurde ja turule tagasi. Las see, kes viitsib sellega tegeleda, ostab endale ja naudib siis sellega sõitmist. Selline see minu see tore ost on. Loodame, et õnnestub midagi teenida. Kui ei õnnestu, ei ole ka hullu, sest paar päeva ma olen seda nautinud. Ma olen juba nädal aega seda nautinud. Ma olen käinud paar korda Tartus ära sellega ja LPG-ga täiesti kannatab sõita 10 eurot 100 kilomeetrit. Nii et anna minna, kõik jäävad selja taha. Ainult tuul puhub juustesse. Sõbrad, Phaeton on müüdud. No nii. Phaeton läheb minema. Tulid noored kutid öösel, ostsid auto ära ja küsisin, mis eesmärgil nad ostsid, siis ütlesid, et teevad natukene korda, läheb renti ja pidi turgu olema. Aga paar päeva juba hiljem selgus, et kuskil Valgas hüppas välja, et tonni oli juurde pandud ja juba müügis. Aga see pole minu asi. Müük toimus miinusega. Tonn 750 ostetud, tonn 500-ga müüdud ja miks ma müüsin ta siis miinusega, seda on vaja nüüd kindlasti täpsustada. Lisaks nendele vigadele, mis olid, siis veel lisandusid uued vead selle 2 nädala jooksul, mida ma kasutasin seda autot. Kliima töötas nii, kuidas tahtis, ta ei reageerinud üldse oma keskkonsoolile, pani külma siis, kui tahtis, pani sooja siis, kui tahtis. Lisaks ma vist sõitsin radika pooleks, sest kui need tüübid tulid ostma, enne sihukest asja ei olnud, arvuti ütles, et tuleb jahutusvedelikku lisada. Lisaks veel seal paremal esiratas, kus oli pidur vahetatud, siis nüüd hakkas mingi metallkrigin pihta, metall vastu metalli käima ja siin võiks arvata, et see on piduri kloetsid, aga kahjuks mitte, sellepärast, et ta tegi just sõidu ajal, mitte pidurdamisel. Võttes arvesse kõiki neid vigu, mis tal oli, siis mul oli 2 teed minna. Üks oli see, et ma jätan selle auto endale, investeerin sinna raha, teen ta enam-vähem korda, aga sellega ma ei saavutaks mitte midagi, sest auto hind ei tõuseks. Auto väärtus jääks ikka samaks. Lisada 2 tonni, lisada seal tonn 2 tonni, et teha see nii-öelda enda jaoks korda ja sõita või siis kannatada väikest miinust, osta müüa ta väikse miinusega maha, saada kiirelt raha kätte ja liikuda omadega edasi. Ja otsustasin minna teist teed pidi ja ongi, rahad on käes ja juba otsin järgmist projekti endale. Üks nendest on siin minu selja taga, aga sellest ma räägin kunagi tulevikus järgmises videos, nii et sõbrad, kes on huvitatud sellist asjast, kindlasti subscribe nupp, like, oma kommentaar, kui on midagi küsida. Ja sõbrad, järgmise kohtumiseni.